2021. aastal loodi Lääne-Virumaale uus Männikvälja välilasketiir, mis on oluline täiendus kõikidele laskehuvilistele, eriti aga kaitseliitlastele. Mitme erineva osapoole koostööl on valminud taristu, mis annab otsest ja mõõdetavat kasu riigikaitsele ja laiendab maakonnas tsiviil-militaarkoostööd. Seni oli kaitseliitlastele parim võimalus lasta just Ruttja õppeväljakul. Laskmist saab ka treenida Kadrina siselasketiirus, mida kaitseliitlased külastavad kõige aktiivsemalt. Lisaks saab ka lasta Tammsalu, Väike-Maarja ja Laekvere siselasketiirudes. Männikvälja lasketiirus on valmis 5 laskealast 4, kus kuni 24 laskehuvilist saab korraga lasta kuni 40 meetri ja 8 inimest korraga kuni 100 meetri pikkustel distantsidel. Lisaks saab teha laskmisteste, kombineerida radasid SRA laskmispordi arendamiseks ja korraldada laskevõitlusi. Uues lasketiirus saab lasta õhu- ja sportrelvadest automaatrelvaga, kuulipildujaga, püstoliga ja jahirelvaga. Vaatamata üldotstarbeliste lasketiirude rohkusele maakonnas on kaitseliitlastele sobivaid lasketiire tegelikkuses vähe, kus erinevatel laskealadel saab ka taktikalise laskmise sooritusi läbi viia. Kasutusloa lasketiiru arendamiseks vanasse Männikvälja kruusakarjääri sai Viru maleva relva- ja laskeinstruktor Mart Kael 10 aastaks. Männikvälja lasketiiru rajasid Rakvere laskespordiklubi MTÜ ja Viru laskurklubi. Koostööpartneriteks olid Riigimetsa Majandamise Keskus, Vinni vallavalitsus, Politsei- ja Piirivalveamet ja Viru malev.